Tervitus Merike ja numbrite keelest. Ehk siis elude number numeroloogias. Üsna paljud teist ajavadki taga ja kogu aeg ongi ajanud taga ja mina teiega samamoodi seda elude numbrit. Et justkui tundub, et see on väga oluline. Aga teate, mis mina õppisin koolis sellist asja, et kõigepealt sa pead aru saama, mis asi sina oled. Ehk siis ütlengi, mis asi sina oled, kes sa oled, mis on su plussid, mis on su miinused. Ehk siis teate, see on umbes niimoodi, et kuidas meil koolis küsiti, et kelleks sa tahad saada, kui sa suureks saad. Vist on niimoodi, kelleks sa tahad õppida. Ehk siis see elutee number ütlebki seda, et kelleks sa suurena saad. Isegi kui sa oled seal 30-40, me peaks juba kõik teadma, kelleks ma suureks saades saan, aga mina ütlen, et isegi mina praegu ei tea, et kelleks ma suureks saades tahan saada. Kuigi missioon ja elutee number ütleb juba väga hästi, kes ma siis olen ja tegelikult ma sinna poole kogu aeg liigun ka. Aga ütlen seda, et elude number ei aktiviseeru enne, kui sa ei ole saanud aru, kes sa oled, ehk siis sinu sünnipäevast tuleneva numbri tähendused. Aga sellest ma räägin siin videotes hästi palju, ja on see sats ka tulemas, kus ma olen juba 1-dest rääkinud, siis ka 2-dest ja nii edasi räägin kõikidest numbritest. Nii, aga lähme siis lahti, räägime elude numbrist. Ja sina, kes oled ka uurinud ja puurinud need elude numbreid, siis saad mulle kommentaaridesse kirjutatud, kas sa oled poolt või vastu. Ja kas oled minuga samal meelel või siis ei ole absoluutselt. Et kõik arutelud on lubatud ja arutage omavahel ka ja pange sõna sekka. Aga läheb lahti. ja teie, kes olete siin selles suhtes natuke mures, et ma vahest räägin igasugust juttu ja kui mul tuleb tõesti mingi plaan või idee siin vahepeal, et tahaks midagi juurde lisada, siis ma kindlasti teen seda. Ja sina, kes sa oled mind aidanud siiamaani, ma ei tea su nime, et teid on isegi 2 ja aitaksid mul panna jälle need ajavööndid siia kommentaaridesse, et ma olen väga-väga siiralt tänulik. Nii, mis on elude number? Elude number on kõige olulisem number inimese numeroloogilises kaardis peale isiksuse numbri. Ehk siis numeroloogiline kaart, ehk siis sünnikaardi analüüsis, mida ma siis kasutan. Ja see on siis sinu hingemissioon ja sinu elusuund, ehk siis see, et mida sa peaksid tegema. Mina oma analüüsis vaatan, et kes sa oled siis nagu missiooni mõttes, kes sa oled, kas sa oled juht või mida iganes, kas teenendaja või ma ei tea, lihtsalt praegu nagu ütlen suvaliselt, siis see, et mida sa tegema pead ja kuidas sa tegema pead, ehk siis minu analüüsist tuleb välja 3 numbrit. Siis selle elude numbri mõte on siis ka see, et sealt tulevad välja ka sinu anded ja tegevused. Isiksuse numbris täpselt samamoodi, nagu ma räägin teile alati sünnipäevast. Siis me oleme elude numbriliselt niimoodi harjunud vaata. Siis korduvaid õppetundi ja väljakutseid ja nii edasi. Kuidas elude numbrit siis arutada, seda meist oskavad absoluutselt kõik. Mul on selline tunne, et isegi lasteaialapsed juba oskavad seda. Kes siis vaatavad, mis nad vaatavad? Mobiili kasutavad ja tablette ja arvuteid ja bla bla bla. Nii, liida kokku oma sünnipäeva kõik numbrid ja vähenda tulemuseks üksik number. Ehk siis nii kaua, kui saad ühe numbri. Kuid, kui sul jääb siis see 11 või 22 või 33, siis see on tõesti meistrite numbrid. Meistrinumbrid. Ja ma räägin sellest siis lõpupoole, kõige viimaseks. Ja ehk siis ma loodan, et sa said aru. Ehk siis liidad kokku kõik oma päev, kuu ja aasta nii kaua, kui sa saad siis ühekohalise numbri. Ja kui sul jääb nüüd lõppu 11 või 22 või 33, siis nendel on teine tähendus. Nii, elude number 1. Juht, algataja. Siis sa oled selline iseseisev, sihikindel loov, sul liidri omadused. Ja väljakutseteks on selline üksinduse tunne, jonnakus, egokesksus. Õppetunniks on see, et õpi usaldama iseennast ja teisi. Elukutsetes sobivad sulle ettevõtlusjuhtimine. Ja märksõnadeks võiks olla siis selline, et algus, enesekehtestamine ja julge teejuht. See on siis kokkuvõtlikult. Aga läheb natukene, siis räägin igast ühest siis rohkem. Ehk siis see, et sa oled tõesti iseseisev, sa oled väga algatusvõimeline. Ütleksin imperaator, justkui tead selline nagu kannaga uks lahti ja tuld kohe tegevusse. Et elutee 1 kandja on selline liidriks, algatajaks ja rajaleidjaks. Et sa oled siia tulnud õppima, kuidas olla sõltumatu, julge ja enesekindel. Ning seejuures mitte kaotada kontakti südame ja teiste inimestega.
see ongi arvatavasti sinu väljakutse. Sinu loomus on siis selline, et sa oled hästi tugeva tahtega, hästi ambitsioonikas ja loominguline inimene. Ja sul on kogu aeg sinna soov ja tahtmine eristuda teistest inimestest teistmoodi. Ja sul ei ole oluline see, et sa peaksid nagu sulanduma massi, sa lihtsalt lähed ja teed ja proovid, et sul nagu selles suhtes suht savi, kui su elude number on siis selline. Sind juhib justkui nagu selline sisemine vajadus midagi uut luua ja olla esimene. No siis ma toon näiteks ühe näite kohe, vägisi tuleb. Kui sinu isiksuse number on 2 näiteks, sa oled sündinud 2. päeval, aga sinu missioon ehk siis elude number on siis 1, siis mõtle, milline ristiriid sul võib olla. Number 2 on selline empaat, kes tahab nagu kõigile hea olla, sõltub hästi teiste inimeste arvamusest. Ja see 1, siis tema see elude number, see justkui tõukab teda kogu aeg võtma riske ja tegema midagi, seepärast et temas on justkui see lõvi seal sees ja teiseks on tema sees see, kes tahab nagu kõigile meeldida. Ma ei tea. Ma ka ei tea. Üsna raske. Jaa, aga tegelikult ma ise loodan, et millegipärast kukub niimoodi välja analüüsi tehes, kui ma olen teinud neid, siis ikkagi need, kellel on isiksuse omadus, ehk siis sünnipäeva numbrid juba sellised tugevad, siis nendel on elude number ka selline suht tugev. No on siiamaani olnud niimoodi ja võt. Aga siis sina number 1 elude numbriga, et sinu tugevused on julgus, visioon, algatusvõime, enese kehtestamine, juhtimisoskus, iseseisvus, sõltumatus ja võime inspireerida teisi inimesi. Aga su varjuküljed ehk siis miinused on see, et sa võid olla kangekaelne, egoistlik ja see, et sa ei suuda kuidas mõtle, vastu võtta teisi juhte, et sina oled ainult üks nagu lõvi, saad aru siin nagu, mis siin on selles pesakonnas, et teist lõvi lihtsalt siia sisse ei tule ja punkt. Vahet ei ole, kas sa oled naine või mees nagu. Siis see, et sa võid olla üsna üksildane, et sul on tunne nagu mitte keegi sinust aru ei saa. Ja siis sul on tohutu surve sinna seesmine surve olla number 1, olla kõige parem. Mis muidugi võib viia siis läbi põlemiseni, et miks ta siis siin miinused nagu on. Ja siis sul on kalduvus ka jätta teised kõrvale, kui nad ei liigu sinuga sama tahti. Ehk siis selline, kas sa oled minuga paadis või mitte. Selline konkreetne tüüp, mees, naine. Nii, aga sinu elu õppetunnid on siis see, et arendada enesekindlust ilma ülbeks muutumata, õppida kuulata teisi ja tegema koostööd. Olla liider, kes tõstab teisi, mitte ei suru neid alla. See on sulle jube suur väljakutse. Ja tegutseda julgelt, aga ka teadlikult. Ja sulle siis, mis sobivad need valdkonnad, kui sul on siis elude number selline, et ettevõtlus, juhtimine, strateegiline planeerimine ja sa oled sinna uute projektide algataja, et sind nagu sobib sinna väga hästi peale panna, sellepärast, et sa oskad nagu toodult massi kohe kaasa nagu vedada. Avalik esinemine kindlasti. Mentori roll sobib sulle hästi, spordivaldkond, motivatsioonikoolitused. Ma kujutan ette, et spordis võite te ka sellise elude numbriga väga head olla. Suhetes ja armastuses, mis siin siis on selline asi. Number 1 vajab partnerit, kes teda ei piira, kuid keda ta ka austab. Suhe peab olema tasakaalus. Tugeva isiksusega partnerid on eelistatud. Ehk siis see, et number 1 on selline, teate. No te saate aru, ta ongi juba number 1, ehk siis ei saa olla sul nagu selline nõrka partnerid kõrval. Kohe lähme vaatame number 2 eluteega, et minu meelest need on sellised pehmekesed. Et sul peab olema selline sama nagu sina, kuigi ma ütlen tegelikult, et kas nüüd on vaja, see on jällegi nagu teine küsimus, sellepärast, et samas on see, et sa võid lihtsalt selle teise nagu lihtsalt ära süüa seal suhtes, et võib-olla ongi 2 kõvat liidrit, aga see ka vist alati 2 kõva kivi ei tee head jahu, nagu on öeldud, eks ju. Noh, võtta või jätta. Noh. Ma ei tea, ma ka ei oska nagu midagi öelda, et tehke midagi, et ei ole õiged ega valesid vastuseid, et mida vahest naerma, seepärast, et ega siis mina ka eksin nagu tihti peale paljude asjadega, siis vahest mõtlen, et kurjam. No võt, aga siis väike sõnum, et ole sina ise ja ära unusta, et liider ei marssi üksinda, vaid loob ruumi, kus ka teised saavad särada. Minu meelest väga hea ütlus. Nii, aga elude number 2. Lühidalt siis teist see, et sul on, sa oled vahendaja ja harmoonia looja. Et mäletad, siis lõidad kokku sünnipäeva, kuu ja aasta. Siis saad 2.
Siis sinu tugevused on empaatia, diplomaatia, koostöövalmidus. Väljakutsed on enese kaotamine, teiste heaks, passiivsus. Õppetunniks on õpi tasakaalu andmise enese eest seismise vahel. Ja elukutsed, mis sobivad, on nõustaja, sotsiaaltöötaja, partnerlussuhted. Ja märksõnad sul on siis koostöö, tundlikkus ja harmoonia. Aga lähme iga asjaga siis laiemalt. Ehk siis number 2 saad selline tohutu empaat, harmoonia ja koostöö aldis. Ehk sul sobib kellega koostööd teha. Et ka see, et kui sul on sünnipäev number 2, et see ka on selline tore inimene, kellel lihtsalt sobib nagu rohkem teha kellega koostööd. Nii, aga üldine energia on, sa oled rahutooja, hea kuulaja, südametark, hingehoidja ja sa oled tegelikult siia tulnud siia maailma siis õppima, kuidas luua ühendusi, toetada teisi ning töötada harmoonias nii teiste kui iseendaga. Ja sa oled loomult hästi tundlik ja hästi intuitiivne ja tähelepanelik, sageli tagasihoidlikum kui teised. Ja sul on erakordne võime näha mõlemaid pooli, tajuda peeneid nüansse ja vältida konflikte. Ehk siis ma kohe jõuan sinna ametite poole ka, aga ma juba praegu etteruttavalt tahan ütelda, et minu meelest olete väga head müüjad. Seepärast, et kui sul on siht silme ees, sa näiteks töötad müüjana kuskil mingis firmas, siis te olete nagu hästi head käsutäitjad, siis kelle missioon on 2. Ja tegelikult need inimesed ka, kes on sündinud teisel päeval. Ja siis teil on, vaata, energiapuude hakkab tulema. Seepärast, et ma nii hästi nagu elan praegu kaasa sellele kõigele, siis hakkab energiat puudust tulema. Siis vaata, mis ma tahtsin ütelda. Siis sa oskad nii hästi lugeda, sul on nagu väiksed tundlad siin kogu aeg püsti. Ja see, et kui sina nagu müüd midagi või räägid inimesele, siis see, kelle elutee on nüüd number 2, eks ju, siis sa tajud juba teist, kuidas ta sulle vastata tahab. Et kommenteeri siia, kas on niimoodi. Nii. Tugevused on see, et emotsionaalne intelligentsus ja empaatia, tugev intuitsioon, sul on nagu megatugev intuitsioon, eriti kui sa oled veel sündinud teisel päeval, 11., 20. või siis mis oli 29 ja su elutee number on ka number 2. Ja siis on nagu pihtas põhjas, vaata. Ja, sa oskad hästi pöörata tähelepanu detailidele, ehk siis väga hea müügimees. Ma olen nii lähedalt tuttav ühe sellise müügimehega, mu vanem poeg on selline. Ja. Ma ikka vahest naeran, kuidas ta seda nooremat poega niimoodi ära kavaldab, et selline krutskimees on, et No nii, aga sul on väga hea koostöövalmidus ja rahu säilitamine. Ehk siis saad aru, sa oskad pingelistes olukordades, just jälle ta ikkagi müügi juurde tulla, pingeline olukord, kas nagu ostja ostab või ei osta, vaata, kas oskad hästi sinna tuima pilguga lihtsalt. Tark ei torma, vaata. Niikuinii ostab ära. Saad endale manifesteerida, et ta ostab ära. Ja sa oled töötajana hästi lojaalne ja usaldusväärne. Varjuküljed, liigne sõltuvus teiste arvamusest, ehk siis see on jällegi väga suur miinus teil. Raske otsuseid langetada või enda eest seista. Enese vajadust allasurumine, kalduvus passiiv-agressiivsusele. Ma arvan, et ma ei pea seda lahti rääkima. Aga sinu õppetunnid siis siin on see, et õppida armastama ennast sama palju kui teisi. Sest te oskate jah, selles suhtes, et hästi joosta nagu kiiresti kõrgemale lihtsalt see, et teistele nagu meeldida või heakskiitu saada. Mitte muidugi kõik, aga vist äkki. Vaatame, mis see 22 ütleb pärast. Et räägin siis elutee numbrist, eks ju mäletate, kui kõik kokku liita. Ma ei räägi päris isiksusest, vahepeal hüppasin isiksuse peale, aga see on jah, natuke teine rida. Sinu õppetund on siis olla siin see, et sa oled vahendaja, aga mitte enda arvelt. Ehk siis sa ei tohi endast kõik ära anda. Ja vabasta muidugi sellest vajadusest, et kõigile meeldida, et sa ei pea kõigile meeldiva. Siis töökoht, valdkond, kutsumused, mis sulle sobivad, on teraapia, sotsiaaltöö õpetamine, kunst, muusika, selline peenmuusika tajumine pigem. Inimsuhted, paarinõustaja, diplomaat, psühholoog, personalitöö, assistenditöö, tiimitöö, siis müügitöö, absoluutselt kõik selline. Aga armastus sees, vaatame, mis teil siin on siis, kui sul on elude number 2, on väga sügavad romantilised ja vajavad turvalist, armastavat sidet. Ja te annate hästi palju ja ootate tegelikult sama palju ka tagasi sealt suhtest. Ja issand, sõnad lähevad suus sassi. Terviklik suhe võib teid täielikult õide viia.
kuid sõltuvuslik seotus viib kurnatuseni, ehk siis siin te peate hästi ära tajuma, et te ei pea nagu teise inimese pärast nagu pükstest välja hüppama. Vot. Ja sinule selline sõnum, et sinu suurim vägi peitub pehmuses, aga sinu tugevus kasvab, kui õpid endale truuks jääma ka suhete sees. Et hinda siis iseennast ka. Sest number 2 elude numbriga kipuvad liiga nagu jalamatiks muutuma. Number 3, kui sa said siis elude numbriks 3. Sa oled väga loov ja siis selline rõõmujagaja. Tugevused on looming, suhtlemisoskus, kergus, inspiratsioon. Väljakutsed, pinnapealsus, emotsionaalne heitlikkus. Õppetund. Õpi väljendama enda ausalt ja vastutustundlikult. Elukutsed sobivad kunst, kirjutamine ja esinemine. Märksõnad loov, rõõm ja väljendus. Lähme nüüd natukene üksipulki taas. Üldine energia on teil selline, et olete tulnud siia, et väljendada oma hinge läbi sõna, kunsti ja huumori ja ilu. Ja sa oled väga inspireeriv, loov hing ja rõõmutooja. Aga sinu selline elutee nõuab ikkagi sellist emotsionaalset küpsust ja eneseväärtuste arendamist. Ma muigan siin juba sellepärast, et ma kujutan ette, et kui sa oled sündinud 3. päev näiteks, või siis on see 12, 21 ja 30, kõige rohkem muidugi 3. päev, siis sa oled niisamagi juba selline kärts-mürts hästi elav, et sa kui ukseks sisse astud, siis ma arvan, et kõigil jääb karp lahti, kui ilus sa oled. Ja kui selline sõnaosav sa oled ja vab see, et kõik seal mehed, naised tahaksid olla sinu partner näiteks. Vahet pole, et see mees või naine, aga sa oled selline, sa kohe lihtsalt nagu surud silma ja kui su elude number on ka veel see, siis ongi nagu jälle pihtas põhjas nagu müüdud. Et sinu isiksus ja loomus on hästi elav, sotsiaalne, tihti rahva lemmik, näed. Talle meeldib suhelda, ennast väljendada ja olla loovalt aktiivne. Sa oled elujaatav ja tihti kunstniku hingega. Tugevus on siis loovus, kunstiline anne, sõnaosavus. Ehk siis see, et sa oled tihti peale seltskonnas selline naljanina ja väga paljud tahavad sinuga koos seal kõrval istuda ja siis, et kuule, Priit tuleb ka nagu siia täna sünnipäevale. Siis on nii lahe. Ja Priit ongi näiteks sündinud 3. päev ja tal on elutee number ka näiteks 3. Siin ma sain kuskil kommentaari, oli nii kihvt, et Merike, mis sa meiega teed, et juba küsivad ka osad inimesed sünnipäevasid. Ma ei tea, vaikselt niimoodi telefonis vaatad, mis päeval sündinud olid? Upodi. Vot, miks mitte niimoodi läheneda inimestele. Mina näiteks kõik oma koostööpartnerid uurin nüüd niimoodi läbi, et teada lihtsalt. Oleks varem teada, oleks töötajad ka läbi niimoodi sondeerinud, aga ju siis polnud vaja. Pidin saama oma elu õppetunnid. Nii, oota, kuhu ma jõudsin, vaata, ikka räägin vahele kogu aeg. Nii, et su tugevus on positiivsus, nakatav energia, siis suhtlemisoskus, sotsiaalne intelligentsus, inspireeriv kohalolu. See, et sa oled lihtsalt selline kärts-mürts ja sinuga on lihtsalt hästi lahe. Ma ei tea täpselt, milline sa nagu oma elus võid olla siis paarilisena. Tegelikult, mis ma ei tea, tean küll. Kui sa oled, ütleme, sa oled sündinud siis 3. päeval, siis sa võid välja näida teistele, et sa oled nagu selline hästi kergemeelne, selline lõdva püksikummiga. Ja näiteks, kui sa oled veel üksik ilma partnerita, siis tegelikult see teine, kas siis mees või naine, kes sind siis näeb, on ju, ja tahaks hullult sinuga kokku hakata, aga ta pelgab sellepärast, et tal on selline tunne nagu, et sa oled selline lõdva püksikummiga, aga tegelikult number 3 inimesed, kui ta on sündinud 3 või kui tal on elude number 3, siis nad on väga-väga koduhoidjad. Vaat, kui nad plussis liiguvad. Nii. Aga miinused võivad siis olla see, et sa võid olla emotsionaalselt hästi ebastabiilne, meeleolude kõikumine üles-alla, raske tegeleda sügavate teemadega, ehk siis see, et süvatsi minna, ehk siis sa oled väga hea pereinimene, aga siis on see, et näiteks kui probleemid tekivad, siis sa lihtsalt hakkab kiskuma kiiva, vaata, et hakkad vältima neid. Kalduvus vältida vastutusest, jällegi väga paha näitaja, ja pinnapealsus või vajadus heakskiidu järele. Nii mjässa, nii rõõba. Nii, aga sinu elu õppetunnid on siis see, et arenda distsipliini, järjepidevust, väljenda oma tundeid ausalt ja ehedalt. Issand, kuidas nina sügelab. Luua loovust, mis ei sõltu publikust, ehk siis see, et sa ei pea kogu aeg särama seal nagu teiste ees, et saad aru, et saaks jälle minna sinna või kellegi sünnipäevale, varsti on jaanipäev ja siis seda ja siis on jõulud ja
et sa võid kodus ka loov olla oma asjadega ja oma perekonna seas, et sa ei pea kogu aeg nagu siputama seal kuhugi publiku poole. Õppida, et sügavus ja rõõm saavad koos eksisteerida. Ja, aga siis ametite suhtes sobib sulle no loomulikult näitlemine, kirjutamine, laulmine, avalik esinemine, loovteraapia, meedia, turundus, õpetamine, disain, käsitöö, esteetika. Ehk siis kõik, mis on sellise nagu väljapaistmisega seotud, blogimine näiteks sobib ka väga hästi, laval esinemine, no näitlemine oli siin. Ja sa armastad hästi kergust ja mängulisust, vajad loomulikult partnerit, üksinda on sul väga raske hakkama saada ja sa vajad sellist partnerit, kes on tundlik ja pakub stabiilsust, sest sa võid põgeneda, kui suhe muutub liiga tõsiseks või liiga kiireks. Kuid kui tunned, et sul on turvaline olla, siis sa oled hästi sinna usaldav ja hooliv partner. Aga sinule siis selline armas sõnum, et sinu valgus ei kao sügavuses, see süveneb. Julgus näidata oma tõelist haavatavust on sinu suurim loovusallikas. Nii, elutee number 4, struktuuri looja ja ehitaja. Väike kokkuvõte siin kiiruga on siis see, et sa oled, sinu tugevused on praktilisus, töökus, vastutus, järjepidevus. Väljakutsed ehk miinused võivad olla kangekaelsus, liigne kontrollivajadus. Sinu õppetunnid õpi, et turvalisus tuleb ka sisemisest stabiilsusest. Elukutse sobivus, insener, õpetaja, administraator ja märksõnad töö, kord, vundament. Nii, lähme tippa-tappa siis, vaatame. Nii, number 4 on siis struktuuri, töö ja vundamendi teekond. Ehk siis elutee numbrina. Elutee number 4 inimene on siis selleks tulnud siia meie maa peale, et siis ehitada, rajada, struktureerida nii sõna otseses kui ka sümboolses mõttes. Ja sinu energia on selline stabiilne, maapealne ja realistlik. Ja sa oled selline, kuidas ma ütlen, kindel partner kollektiivis, töökas, vastutusrikas ja väärtustad sellist korda ja süsteemi. Et sa ei talu sellist issand, ta on ütelnud vene keeles pisparjadak, korra lagedust. Ma ei tea, miks see vene keel praegu kargab välja. Mul on kõik eesti keeles see materjal siin nina ees. Nii, aga siis sinu isiksus ja loomus võib olla selline, et sa oled tegelikult väga usaldusväärne, töökas, distsiplineeritud ja sihikindel. Ja sa vajad struktuuri, rutiini ja eesmärke, et tunda end turvaliselt. Ja sinu tugevus on süsteemide loomises ja praktilises tegutsemises. Et vastutustundlik, järjepidev, tugev tööeetika ja lojaalsus, see on tõesti väga korralik, väga täpne, väga detailne oled. Võime luua stabiilseid süsteemi ja struktuure. Sul nagu tulevad mõtted, tead sellisest nagu põõsastest lihtsalt. Sa nagu hommikul ärkad, mõtled, seda asja võibki vaat niimoodi teha ja nüüd hakkame niimoodi tegema, sätime selle asja niimoodi ja Energiat on suht palju sul. Vot. Aga mis siis su miinuseks võivad olla siin, kui su elutee number on number 4? Sa võid olla suht kangekaelne, kontrollivajadus võib sul olla teiste suhtes, paindumatu ja hirmuutuste ees, ületöötamine. See on tõsiselt selles suhtes, et see number 4 on nagu robotinimene. Lihtsalt sa tuleb kukkuv voodisse ja kohe nurrub ka. Ja sellised inimesedki on selles suhtes need, kes on number 4 päeval sündinud 13 või 22 või 31. Need on ka sellised. Nii, aga sul on siis ka muidugi raskus usaldada eluvoolu või spontaansust, ehk siis nii, et nagu vaata loomingulised numbrid on sellised, et sa võiksid usaldada universumit ja bla bla bla, aga number 4 eluteega inimene ei saa aru äkki väga selgelt, mis tähendab universum ja keegi kuskil võib veel aidata. Sinu elu õppetundideks on selle elutee numbriga, et õpi, et tugev vundament ei tähenda jäikust, võib-olla loomingulisust natukene juurde lisada. Ära sea turvalisust tähtsamaks kui hinge arengut. Avasta, et rutiini ja vaimsuse vahel ei pea valima, need saavad koos eksisteerida. Õpi, millal lasta lahti kontrollist. See on nagu tõsine probleem. Number 4 energial. Nii, aga siis ametite puhul sobivad sulle väga hästi sellised asjad nagu ehitus, haldus, logistika, planeerimine. Mul on kogemus sellise inimesega minu meelest nagu ideaalne. Raamatupidamine, õpetamine, juristika.
käsitöö, inseneritöö, kinnisvara. Ehk siis käsitöö suhtes ka sellised rohkem maskuliinsemad käsitöö asjad. Mingid punutised, kui sa oled näiteks naine. Issand, inimesed on T-särkides õues ja mina olen siin soojades riietes. Uskumatu. Sorry, ma pidin selle vahele panema. Mul oli lihtsalt nii hammas vallutas lähipäevil. Näed, sedagi pidin panema juurde. Noh, okei. Nii, aga siis sulle sobivad tööde suhtes kõik sellised valdkonnad, mis nõuavad sellist süsteemsust ja praktilisust. Suhted ja armastus. Siis sa oled number 4 eluteega inimene, ehk siis mäletad siis sünnipäev, kuu ja aasta liidad kõik kokku, sa oled hästi pühendunud ja lojaalne. Ja siis sel juhul, kui sa oled kord nagu saanud sellise partneri, keda sa nagu täiega usaldad, ehk siis nii koos töö osas ka samamoodi, töösko. Mõtlesin sõna välja. Ja sa tegelikult ei armu kergesti, aga kui armub, siis tõsiselt. Ja sa vajad turvalist, stabiilset ja praktilist suhet, kus vastutus on jagatud. Emotsioonide väljendamine võib tulla aeglaselt. Ehk siis see, et kuna sa oled hästi vastutusrikas, siis sa nagu oled rohkem peas kui siis alakehas, võtame niimoodi, et sa võid olla küll romantikaga suht selline praktik. Ja sõnum sulle on siis see, et oled vundamendi looja, aga ära unusta, et ka vundamendil peab elu kasvama, mitte kivistuma. Issand, kui ilusti öeldud. Nii, elude number 5, vabaduse ja kogemuste otsija. Lühidalt kokkuvõttes on see, et sinu tugevusteks on paindlikkus, seikluslikkus, suhtlemisoskus. Väljakutsed on see, et ehk siis miinused, kannatamatus, kohustuste vältimine. Õppetunnid õpi, et tõeline vabadus tuleb teadlikkust, valikust. Siis elukutse sobivus, mis sul sobivad, on turundus, reisimine, ajakirjandus. Pärast vaatame natuke lähemalt. Ja märksõnad, muutused, liikumine, kogemus. Nii, aga elude number 5, vabaduse, muutuse ja kogemuste teekond. Vaatame. Üldine energia on siis see, sa oled siia tulnud kogema elu rikkust, muutuse ja vabadust. Sinu ülesanne on õppida läbi seikluste, kohaneda muutustega ja aidata teistele vabaneda hirmudest. Ehk siis pigem selline nagu õpetaja energia. Sina näiteks number 5 elude numbriga oskad väga hästi keerulisi asju teha selgeks lihtsamas keeles. Ja sul võib olla ka see, et sa hästi palju, sul meeldib õppida. Nii. Sa oled hästi uudishimulik, mitmekülgne ja seikluslik. Sind tõmbavad uued kogemused, reisimine, inimesed ja ideed. Ja sa vajad vaheldust, isiklikku vabadust, et mitte tunda end aheldatuna. Ehk siis hästi sinna õpihimuline. Ja sinu tugevused on see, et sa kohaned hästi kiiresti. Sul on hästi avatud meel uutele asjadele, võime suhelda eri tasanditel, karisma, elevus, seksuaalsus, oskus inspireerida ja sütitada teisi. Ja miinusteks võivad olla see, et sa oled väga kannatamatu, siis vastutuse vältimine, ebastabiilne, sõltuvus põnevustest. Ehk siis see, et sa võid lihtsalt kalduda, vaata, kui sa miinuses oled, lihtsalt see, et võtadki kui elu seiklust, ehk siis nüüd, kui on suvi veel tulemas ka, kui sa satud nüüd ikka sellisel hetkel seda vaatama, siis tundubki see, et küll ma jõuan tööd teha, et vaata, natukene naudiks seda värki. Sul võib olla selline emotsionaalne rahutus, hüppad nagu konn, natuke siit, natuke sealt ja hirm pühendumise ja piirangute ees. Ja aga sinu elu õppetunnid number 5 puhul on see, et leia vabadus vastutuse ees, mitte sellest põgeneda. Ehk siis võta vastutus, aga võta see, kuidas ma ütlen, seda nagu kergemas versioonis, aga lihtsalt mäleta, et sa pead ka vastutama. Ma ei oska seda paremini ütelda. Ja õpi keskenduma ja õpi distsipliini ja järjepidevust. Mõista, et kõik kogemused ei pea olema uued, mõni süveneb sügavuti. Ja siin on see nagu väga tõsine väljakutse, sellepärast number 5 on see, et ta tahab kogu aeg midagi uut ja põnevat. Ja siis, kui tal on mingi aeg juba mingi asi nagu püsivalt olnud, siis on nagu täiega igav. Noh, mis võib ju tegelikult ka ütelda, et paari suhtes võib see olla kuidagi niimoodi, et paari suhtes te võite ju teha mingisuguseid toredaid reisi oma vahel seal. Nii, ja õpi elama spontaanselt, aga teadlikult. Ja siis ametites sobivad sulle kõige rohkem reisimine, ajakirjandus, meedia, turundus, logistika, sündmuste korraldus, müük.
samuti ka terapeut või nõustaja roll, mis lubab liikumist ja suhtlust. Ja siis ka mingisugune selline elustiili blogija. Ja siis selline amet, kus sa nagu kombineerid erinevaid selliseid ameteid saad kombineerida. No isegi ütleksin selline nagu näiteks kas blogija, aga pigem selline nagu õpetaja, mingi õpetaja roll, kus sa saad nagu erinevaid õpetusi ühtselt nagu edasi anda, midagi sellelaadset. Siis sina vajad number 5 energia, siis elude numbriga vajad partnerit, kes austab sinu vabadust, kuid samas pakub ka sügavust. Ja sa vajad intellektuaalset ja emotsionaalset vaheldust. Suhe peab olema elus, dünaamiline ja arenev. Muidu võid sa end välja lülitada või eemalduda, ehk siis sa ei armasta raame. Vot. Number 5 siis sõnum, elude number 5 siis. Et muutused ei ole oht, need on sinu õpetajad. Kui sa lased südamel juhtida, leiad vabadusega pühendumise sees. Vot. Vahepeal ütlen siis sellistesse teile, et aitäh, et telite mu kanalit ja püsite siin minuga koos. See on siis reklaamipaus, vaata. Otse öeldud, ma pean seda lihtsalt vahepeal rääkima teiega mingit muud juttu ka siia, et väga tõsiseks ei läheks. Et see, mida ma väga tahaksin, et te kommenteeriksite, milline elude number sul on ja kas tunned ennast ära ja mis kogemused sul elus on olnud. Ja nüüd, kui keegi näiteks ei saa liidetud kokku sünnipäev, kuu ja aasta, ükskõik mis põhjustel, võib-olla ei näe hästi või ei kuule hästi või mida iganes. Ja siis aidake lihtsalt üksteist. Et ma hullult tahaksin, et me üksteist saaksime ka kuidagi aidata. Ja kui keegi tahab jagada seda videot ja näeb seda kasulikuks, siis tehke seda Jumala eest. Et ma tahaks tegelikult, et see minu kanal tuleks selliseks, et kus lihtsalt saab nagu häid vihjeid ja seda saaks kasutada kuidagi ja seda saab vahest jälle korduvalt kuulata ja nii edasi. Vot, okei, nüüd on heietatud küll. Lähme siis number 6 poole. Ehk sina oled selline hoolitseja, tasakaalustaja. Sinu siis väike kokkuvõte enne pikemat juttu on see, et sa oled hooliv, ilutunnetaja, õiglustunne, vastutus pere ees. Sinu selline väljakutsed on liigne eneseohverdus, kontrollimine. Ja see, et õpi armastama ennast sama palju kui teisi, see on sinu õppetund. Ja õpetaja, tervendaja ja kodukaunistaja ametid sobivad sulle siin selles suhtes elude number 6 kõige rohkem. Ja märksõnadeks on see, et armastus, kodu, harmoonia. Aga lähme vaatame siis, mis siin kõike leidub. Nii, kui sa said kokku liites sünnipäev, kuu ja aasta number 6, siis see tähendab seda, et see on teenimise, armastuse ja tasakaalu tee. Vot. Mul ongi tegelikult olnud tihtipeale hästi raske seletada inimesele, kui ta tuleb number 6, et see on tegelikult mulle ka. Mina ütlen seda, no see on mulle ka sellis väljakutseks, aga mina ütlen alati see, et sa peaksid vaatama, kas see läheb ühtub siis või mitte, aga see on selline inimene, kes peab õpetama nagu oma eeskujuga, kuidas luua ilu enda ümber. Ja näiteks mina ise arvan, et need, kellel on elutee number 6, nad on sellised, kes oskavad näiteks ise kujundada väga head. Ma natukene lähen vaatan. Tugevused, varjuküljed, vaatame. No vaatame. Okei, no näe on, interjööri disain. Okei, no nii, ma tahtsin väikse eksami endale teha. Nii, üldine energia. Number 6 on hoolitseja, ilulooja ja vastutaja. See elutee toob fookuse perekonnale, suhetele, kogukonnale ja teenimisele. Ja sinu südame missioon on luua harmooniat läbi armastuse ja tasakaalu. Ehk siis see, et kui sul on see number 6 elude numbriks, siis saad selline... See on tegelikult inimene täis armastus, seda kohe õhkab sinust, kohe tajute ära selle inimese, kes on nagu seal selline. Number 3 tajub ka nagu mega hästi ära, see on selline kõva mees. Heas mõttes, ilus kõva mees, nii naine kui mees. Nii, ja siis sa oled hästi sinna hooliv, tundlik, armastav. Ja sa oled see, kelle poole inimesed pöörduvad tuge ja nõu saama ja sa hindad ilu, kodusoojust, õiglustunnet. Sageli kannad sisemist soovi parandada maailma vahel oma heaolu arvelt. Ehk siis vahest tõmbad ennast lihtsalt risti-rästi lõhki, et saaks ainult teisi aidata. Mis sa oled selline, sinu head küljed on siis kaastundlik,
tingimusteta hoolimine, esteetiline meel, ilulooja, vastutustundlik, tugev moraalne selgroog, oskus luua turvatunnet, toetavat keskkonda. Sinu miinuseks võivad olla siis sellised asjad nagu eneseohverdus, mis viib siis sinu kurnatusele, lihtsalt enam ei jaksa. Ja siis kalduvus kontrollida parema nimel, ehk siis muidugi see on üks tugevam miinuseid, mida mina ütleksin number 6 on, et seal, kus särab rohkem, siis sinna poole sa lähed. Et ütleme, kui sa oled naine number 6 elude numbriga, et kui kellegi naabrimehel on paremad musklid, et siis nagu sikutab sinna poole. Või kui sa oled mees ja näed, et opa, et kui ilus talja selle naabrinaisel on, siis sul nagu vägisi kisub sinna poole. Ja nagu otsid kogu aeg ideaalselt, nagu Ken otsib Barbit ja Barbi otsib Kenni. Et see kahjuks on selline värk, kui sa liigud miinuses. Ja siis ka see, et üks miinus näiteks perekonna suhtes, kui sul on see elude number ja sa oled ema või isa seal, siis sul on selline tunne, nagu mitte keegi ilma sinuta hakkama ei saa. Ja siis süütunne näiteks, kui sa ei saa kedagi aidata. Ja sinu elu õppetunnid on see, et õppida, et iseenda armastamine ei ole egoism. Siin on jälle oht, et see ei läheks nagu miinusesse, sellepärast, et number 6 elude numbriga inimesed on ka väga egoistlikud. Ja siis samas ka, et anna armastust ilma ootuste ja manipuleerimisteta. No vot siit see tulebki välja. Sest number 6 elude numbriga inimesed on sellised, teate, et nad on nagu nii head, nad on nii sõbralikud. Aga nii kui sa talle seda tagasi ei ütle, siis ongi kõik kaput nagu game over, sellepärast, et ta nagu hakkab täiega nagu kättemaksu sulle ihaldama. Omas kogemusest tean lihtsalt. Ja siis nad veel kusjuures ei maksa ise kätte, vaid läbi kolmandate isikute ja siis sinuga räägib pärast, et issand jumal, vaata, kuidas ta ütles sulle. Op. Ja siis läheb paar aastat mööda ja siis saad teada, et tegelikult tema oli selle asja taga. Mul ei ole enam inimesi tutvusringkonnas, aga olen kokku puutunud. Nii, aga siis see ka, et sinu elu õppetund siis number 6 energiaga on see, et õpi, millal öelda ei. Et sa ei pea kõiki inimesi aitama, sa oled tõesti hästi kuldse südamega inimene. Vot. Siis ametite poole sobivad sulle õpetamine, sotsiaaltöö, tervendamine. Siis sa oled jah selline disainer, ehk siis kas sisekujundaja, väliskujundaja, mida iganes, kõik, mis on iluga seotud, siis sobib sulle. Kodukujundus, kunst, õiguse ja eetika valdkonnad, kogukonna töö, pereteraapia, lapse kasvatus. Armastuses ja suhtes oled sa selline inimene, kes vajab hästi palju lähedust, turvalisust, harmooniat. Ja sa oled sinne sageli hästi sinne suhte inimene. Ja väga panustad kodusesse miljöösse. Sul meeldib nagu kodus askeldada ja toimetada. Ja siis samas on oluline, et sa ei jupuks oma rolli ega ohverdaks end täielikult teiste heaolu nimel. Jah, et kui sul on lapsed juba suured seal, ütleme, sa ise oled mingi, ma ei tea, 50, 60 ja su lapsed on seal 30 ja pluss, siis sa ei pea neile kogu aeg hoidma oma kodus mingit pisikest nurgakest, et nad peavad tulema võt nii ja naa ja siis saavad 0-4-ks, siis võt Tiidul peab olema oma tuba, vaata ja siis Annel peab olema ka oma tuba, kuhu nad siis kumbki tulevad oma 5 lapsega. No ei pea olema, ma arvan niimoodi. Igaüks saab ise muidugi valida. Mul on selline tunne, et kui see valgusta piisavalt palju mind, aga äkki te häälest saate aru, kes ma olen. Nii, sõnum sulle number 6 sinu armastus ravib, aga kõigepealt kingi see ise endale. Alles siis saab see voolata vabalt ka teistesse. Et ehk siis ennast tihti peale jätad teiseks oma elus. Ja siis sul on alaselja mured ja siis sul on igasugused muud mured. Nii, aga kui sa said elude numbriks 7, sa oled otsija ja analüütik, oho. Siis ma mõtlen, kas mul oli 7 või? Ei ole. Mul oli see veel jubedam number. Nii, lühike kokkuvõte on see, et su tugevused on mõtisklus, teadmiste janu, sügavus ja vaimsus. Väljakutsed isoleeritus, usaldamatus, ülemõtlemine. Õppetund, õpi usaldama elu ja ühenduma oma sisetundega. Ja elukutse sobivus on siis teadlane, õpetaja, spirituaalne teejuht. Ja märksõnad sügavus, tarkus, vaimne otsing. Lähme siis vaatame suuremalt. Ehk siis elude number 7, vaimsuse, tarkuse ja sügavuse teekond on see sul. Ehk siis elude numbriga number 7 inimene on siin selleks, et avastada elu sügavamat mõtet ja ühenduda sisemise tarkusega. Sa oled vaatleja, uurija ja vaimne otsija, kelle tee ei kulge kunagi täiesti maise või pinnapealse tasandi peal. Eks täiesti selline vaimne inimene.
sa oled väga sügav ja analüütiline ja sa vajad üksi olemise aega, et ennast laadida ja mõtestada elu. Ja sind tõmbavad müstika, filosoofia, teadus ja vaimsus sageli kõrvuti. Ehk siis väga-väga filosoofiline inimene oled sa. Ja väliselt võid sa välja tunduda hästi sinna rahulik, aga sinu sisemaailm on väga aktiivne. Ehk siis need inimesed, kellel on see elutee number 7, siis te võite just tundudagi sellise hästi vaiksed või mõtlikud, aga samas nagu hästi tegutsete. Teil võib olla ka näiteks, te sobite juhiks väga hästi. Ja teil võib olla ka näiteks oma ettevõtteid näiteks palju, mitu, meeskonnatöö. Ja sinu tugevused ongi see, et sa oled hästi sügav mõtlemine, vaimse selgusega, väga hea intuitsioon, tundlik ja väga taiplik inimene. Ja siis sa näed võimalikku võimatus, äkki niimoodi öelda. Ja sul on hästi tugev selgroog ja sisemine jõud. Väga hea meeskonnatöö tegija oled sa ka selles suhtes, et sa oskad meeskonda ka juhtida. Sinu miinused võivad siin olla see, et sa võid olla üksildane, eraldatud teistest inimestest või siis raskus usaldada teisi inimesi. Võid olla skeptiline, ülemõtleja, selline kontrolliv ka. Ja siis sa võid olla selles suhtes ka ülbe selles osas, et kui sa tead mingisugust teemat rohkem, siis sa võid nagu nokka tõsta ja mõtled, kuule sina könn, et sa ei tea nagu mitte midagi. Et vaata mina, vaat siis number 7 eluteega, vaat sellisel võib selliseid esineda ja mitte vähe. Ja siis teisalt näiteks see, et ka number 7 on üks selline miinus elutee numbrile, et ta võib alla suruda emotsioone ja olla hästi selline isoleeritud, et ei väljenda üldse oma tundeid. Aga sees võib kõik keeda niimoodi. Tema elu õppetund on see, et ta peab õppima usaldama elu ja oma sisetunnet ja leida tasakaal privaatsuse ja ühenduse vahel, ehk siis see, et mitte nüüd väga endasse sulguda ja lihtsalt leida jah, see õige koht. Ja siis ka see, et avaneda emotsionaalselt ja mitte jääda vaatlejaks. Kuigi ma ei ütleks, et 7 on liiga sellised vaatlejad, aga võib olla selliseid erandeid. Ja kindlasti see, et jaga oma tarkust ja ära hoia seda ainult endale. No kohe kindlasti. Siis tööde osas siis sulle sobib uurimistöö, psühholoogia, filosoofia, vaimne nõustamine, jooga, meditatsiooni õpetamine, kirjutamine, teadus, tarkvara arendus, detektiivitöö, arheoloogia analüüs. Siis miks ma naeran, siis number 7 nimetatakse Sherlock Holmesiks veel. Et nagu mega palju meeldib uurida kogu aeg asju. Ja õppida näiteks seda ka, et nagu miks see niimoodi on. Miks need inimesed niimoodi käituvad? Miks ta ütles niimoodi? Aga 7 ei jää nagu sinna pikalt ühte kohta nagu püsima, aga ta pigem on see, et ta kogu aeg uurib. Ta tahab teada, miks oli võt niimoodi, siis miks niimoodi oli. Siis näiteks 100 aastat olid inimesed käitusid niimoodi ja siis see võt niimoodi. Siis nad on võt sellised uurijad. Siis suhetes ja armastuses vajab see partner sellist teist inimest, kes austaks tema privaatsust intelligentselt, sügavalt. Ehk siis intelligentset sügavust, just selle number 7 sügavust, et siis see partner saaks aru. Ja number 7 elude numbriga inimene ei jaga ennast kergelt. Aga kui ta tunneb ennast turvaliselt, võib avada tohutu sügavuse ja tundlikkuse. Ja pigem siis number 7 elutee numbriga inimene otsib sellist hingesugulast, kellega rääkida. Ehk siis tal võivad olla täiesti sellised oma kogukonnad, kus ta saab ennast avada. Aga sõnum siis sulle, et sinu sisemine maailm on aare, aga jaga seda, sest ka tarkus vajab kuulajat ja et elustuda. Ehk siis vaata, sa number 7 oled nii tugev uurija ja puurija, et kui sa nüüd kõik selle ainult endale jätaksid kogu selle asja, mida sa oled elus uurinud, siis oleks väga suur kuritegu, et sa ei jaga seda oma teadmist teistega ja tihtipeale see võib niimoodi olla, et sina, kes oled elude numbriga 7, sa oled hästi tark inimene ja sinuga on huvitav koos olla. Kui sa ainult ei tõsta nokka ja kuku targutama seal kohas, kus sinult abi ei ole küsitud. Samas, mida ma soovitaksin, tee lihtsalt mingi oma blogi, oma, ma ei tea, Instagram, TikTok. Ma arvan, et seal on väga palju just selliseid inimesi, kelle elude number on 7.
minul ei ole see elude number, minul on 8. Nüüd te saite teada, jah. Nii, aga mul ei olegi vaja siin midagi häbeneda selles suhtes, et mul on hästi eriline üldse see edukuse kood, rahakood. Ja ma hakkan neid ka mingi aeg nüüd lammutama, nii nagu ma ütlesin, juunikuus ma teen seda, sest meil tuli nagu mega palju, äkki 250 rahakoodi, edukuse koodi. Ma just lubasin, kas ma teen 10 või 20, hakkan sealt valikult nüüd tegema ja panen neid sinna ülesse. Aga ma ei tee seda nii täpselt, nagu ma seda teeks teenusena, lihtsalt niimoodi kergelt ja lõbusalt üritan teha. Ma võib-olla niikuinii oma sõna ei pea, sest ma tavaliselt kukun eufooriasse. Nii, aga elude number 8, juht ja manifesteerija. Tugevused, ma teen selle lühikokkuvõtte sissejuhatuse nüüd enne. Tugevused, ambitsioon, tugevus, ärivaist, materiaalne jõud, siis domineerimine ja töösõltuvus, töönarkomaania on siis väljakutsed, ehk siis negatiivne. Sinu õppetund on ühendama materiaalsus ja vaimsuse tasakaal. Ma räägin sellest pärast lähemalt. Siis see, et väga hea ärijuht, poliitik, investor, üldse oma ettevõtte ja märksõnad edu, raha ja võim. Eks number 8 on vaata karmanumber ja edunumber, eks ju, rahanumber, kas käsi kullas või mullas. Ehk siis, kui mõni nüüd ütleb, et tal on elude number 8, aga tal küll kõik hästi ei lähe, no võt siis ongi täiesti enda teha, kuhu poole sa liigud, on ju. Sest me oleme kõik oma õnnesepad ja mitte kedagi ei saa süüdistada siin selles, et kui sul see asi nagu ei toimi. Ei ole ema süüdi ega ei ole vend süüdi või siis isa või ma ei tea, mida iganes, lehmal enne poeg. Me oleme kõik oma õnnesepad siin ise. Nii, elude number 8, materiaalse meisterlikkuse ja mõju teekond. Siis see on inimene, kes on tulnud siia õppima, kuidas kasutada jõudu ja materiaalse maailma seadusi vaimsel tasandil. See tee on seotud raha, edu, äriga, aga ka vastutuse, aususe ja isikliku väe äratundmisega. Teate see, kellel on elude number 8, siis tal on tihti peale selline ülesanne, mida palju küll ei räägita, aga see on see, et läbi sinu tulevad teised inimesed edukaks. Ma seda sain nüüd alles hiljuti teada, seepärast, et koolis räägiti seda sellisena, et ehk siis ma olen ise nüüd aru saanud, ma räägingi nagu sinuga, jah, et ma teen neid analüüse, sünnikaardi analüüsi. Ma räägin inimestele seal ausalt välja, vahet pole, kas on siis suuline pakett või on kirjaline pakett, siis ma räägin seal välja tema plussid ja miinused. Ma olen ju endal ka neid õppinud, eks ju. Ma avastan kogu aeg endal neid miinuseid seal ja jälle ma mõtlen, et kurjam, et jälle ma astusin sinna. No nii nagu ma rääkisin teile oma hambamurest on ju, mis mul on, ehk siis tervise kolmnurgas on mul seal 7 ja see ongi hambamured ja liigesemured. Praegu kogu aeg tuikab, aga annab järgi. Seepärast mul lihviti natukene vähemaks seda pikkust. Nii, lähme tagasi. Need jälle ma räägin mingit muud juttu. No ma ei tea, lööge või maha, aga lihtsalt on nii. Ärge maha lööge. ja siis, kui sul on elude number 8, siis läbi sinu abi teised inimesed saavad teadlikumaks, kuhu nad minema peavad ja mida nad tegema peavad. Vot see on nagu nii müstiliselt huvitav. Ma enne sellest teada ei saanud, sest ma olen ettevõtja olnud ja ma olen töökohti nagu loonud. Ehk siis koristajad on mul olnud, aga ma kohe mõtlesin, et kuidas need inimesed saavad siis läbi minu abi nagu paremuse poole. Okei, mõni on arenenud, mõni võtab rohkem vastutust ja nüüd ma saan aru, et need analüüsid, mida ma teen, siis ma ise väga loodan, kui te investeerite endasse selle raha, et te saaksite aru, kui palju te seda, millist abi, millist kasutusjuhendit te sealt tegelikult saate ja ennast parandada saate. Seepärast, et elu teenumber aktiviseerub siis, kui sina saad aru, kes sa oled. Ehk siis kõik need eelnevad kolmnurgad, mis on tähes, ehk siis mina teen nagu seda pentagramm tähesüsteemis ja elude number on siis seal sees, see tuum, aga sul peab olema nagu kõik muud asjad nagu ära tehtud, siis see nagu aktiviseerub. Kuigi ta on nagu olemas sul kogu aeg, ta vibreerib ka vahepeal nagu vapsee nagu hästi, vaata, siis lööbki nagu tundlad püsti ja kohe hakkad toimetama. Ma loodan, et sa saad aru number 8 elude numbriga inimene. Sinul on veel väga oluline, teate mis asi? noh, mis minule ka, ma õppisin seda nüüd, nii kui ma sinna kooli läksin, juba enne seda natukene uurisin seda numeroloogiat. Kui sa oled kokku liites nüüd saanud sünnipäev, kuu ja aastaliidad kokku, saad number 8, siis sinul mitte mingil juhul ei tohi mõistus töötada niimoodi. Et no vot,
see kuu saan nii palju palka, ehk siis kuupalk on mul kogu aeg mingi, ütleme siis 1000 eurot või 1800 eurot, kes, kus, kellel, mida teeb, on ju. Ja siis otsa kogu aeg nagu liigudki niimoodi päevast päeva, teed tööd ja kogu aeg mõtled, et sul on see asi. Sina pead mõtlema niimoodi, kui palju väärtust sina suudad anda teistele inimestele ja siis tänu sellele sina saad selle raha. Me kõik sõltume rahast. Kahjuks või õnneks, ma ei tea, see on siis see energia, mida me jagame on ju omavahel. Aga sina number 8 energiaga üleüldse oled juhiks loodud. Sina saad mõelda endale välja erinevaid tegevusi veel selle kõrvalt. Ma kohe siis jõuan sinna ametite juurde. Nii, see oli nii tugev sissejuhatus, seepärast, et see on minu number. Nii, sa oled loomult juht, strateegia, tegutseja. No pole ime, et ma siis siin nüüd olen, on ju. Aga nii nagu ma rääkisin, kui kaua ma olen kapis olnud ja pole ennast üldse näidanud. Selline, kuule, info oleks kõik kaduma läinud. Nii, ja sulle on saatus, sul on oluline saavutus, kontroll ja mõju. Ehk siis sa oskad hästi organiseerida, juhtida ja ehitada süsteeme. Kuid sinu suurim väljakutse on jääda südamesse, mitte ainult peasse või võimupositsiooni. Ehk siis enda puhul, no ma praegu tõmbasin hinge kohe, siis minu puhul on see, et ma olen vahest liiga hea südamlik. Ja siis minul on, mulle muidugi annab see ka, mis ma räägin, et väga hästi ju tegelikult mõjuvad see, mis päeval sa oled sündinud ja elude number. Endas mina saan väga hästi aru, et ma olen ju 16 päeval sündinud ja minu see elude number on number 8. Aga tegelikult on veel seal igasuguseid numbreid, ehk siis ma räägin ju 3 numbrist, eks ju. Ühesõnaga see analüüs on selline asi, et pea plahvatab vahepeal, kui ma seda teen. Okei, no nii, lähme edasi. Ja lihtsalt seda tahtsin ütelda, et vahest ma olen liiga heatahtlik, et siis ma nagu unustan mingid teatud asjad, mis peavad olema ettevõtte puhul. Ehk siis liiga pehme olen. Ma ütlesin sosinal meelega natukene. Nii, tugevused on see väga hea juhtimisoskus, strateegiline mõtlemine, raha, äri, valdkonna mõistmine, suur sisemine vägi ja sihikindlus, võime inspireerida, ehitada ja jõuda tippu. Miinused, võimujanu, autoritaarsus. Minul neid ei ole. Ületöötamine, materiaalsus ja sõltuvus. Ületöötamist mul on palju, materiaalsust sõltuvust mul ei ole, seepärast, et mind mõjutab väga palju see minu number 16. Raskus näidata haavatavust täiesti minul olemas. Ma ikka võin täiesti nagu olla selline hall kivi ja mitte midagi välja näidata. Õudne omadus. No võt, kogu aeg räägin natuke rohkem oma asjadest. Nii, kalduvus kontrollile ja usaldamatusele. Võt teate, seda minul üldse ei ole. Mina nagu usaldan tohutult palju inimesi ja see ongi minu selles suhtes nõrkus ja mina saan kogu aeg vastu pükse selle eest. Olen saanud enne rohkem kui praegu. Nüüd ma lihtsalt hästi palju manifesteerin ja visualiseerin ja usaldan sellist üleloomulikku asja. Ja töötab hästi. Kai Oja õpetas hästi seda manifesteerimist ja visualiseerimist ja minu meelest on veel igasugused õpetamisi. Ma arvan, et net on täis neid asju, nii et kasutage seda. Nii, elu õppetunnid siis on õppida, et tõeline vägi ei alanda teisi, vaid tõstab. Ja, täiesti nõus. Leida tasakaal materiaalse edu ja sisemise rahu vahel. Ja, võt siin ongi see, mis ma ütlesin, et sa pead tegelikult mõtlema selle peale, kui palju sa saad väärtust anda inimestele ja siis hakkab see materiaalsus tasakaalustama. Kasutada oma mõju heasooblikult, mitte manipuleerivalt, absoluutselt. See kõikide inimeste suhtes palun veel seda. Number 2 elude numbriga inimestel on see, et nad on hästi nunnud, hästi punnu nunnud ja siis nad hästi manipuleerivad inimestega ka, aga mitte kõik, jällegi siis kui on miinuses. Ja number 8 elude numbri mis õppetund on veel ka see, et õppida andestama, eriti endale. Kriitiline olema küll enda suhtes siis, kui ma olen mingi asjaga eksinud. Issand, tahtsin ütelda üht asja. Kas oli suhteanalüüsis tegime? Kui sa isegi kuuled, siis ma ei maini su nime, aga vist ütleme, issand jumal, mis asi see oli? Mehe suhtes pidime ütlema, et ta on nagu liider, jah. Nagu liidri positsioonis, aga ma kirjutasin liiderlik. Trükiviga tuli sisse. Ja see oli nii hästi nagu kommenteeris, hästi armsasti, et ja, et muidu kõik on hästi, aga arvatavasti, et kui ma tõlgin nagu materjali ümber vaata ja lisan sinna omad kommentaarid, et siis ongi tulnud liidrist liiderlik. Nagu väga oluline viga oli, on ju.
saate aru, ma niimoodi elasin läbi nagu seda, mul oli nii piinlik, mul oli nii häbi ja siis nagu mõtlesingi, et all right, et nagu nii ilusti nagu tõi esile selle trükivea, et siis ma tõsiselt jõudsin ikka sinna, et andestasin sellepärast, et klient kirjutas nii ilusti, nii et aitäh sulle. Ma ei mäleta, mis su nimi on, tegelikult mäletan, aga ei ütle. Nii, ametite suhtes sobivad sulle ettevõtlus, finants ja juhtimine, avalik esinemine, poliitika, õigussüsteem. Ma olen kunagi poliitikas ka olnud, aga mulle see ebaõiglus nii ei meeldinud üldse. Ehk siis kõik valdkonnad, mis nõuavad strateegiat ja mõju, coaching, mentorlus, eeskujuks teistele olemine, väga hästi. Nii, armastuses vajab partner elude numbriga 8 sellist inimest, kes ei karda tema jõudu, aga kes aitab tal kontakti hoida ka südamega. Suhe peab olema võrdne, vastasel juhul kipub ta domineerima või eemalduma. Sügava armastuse kogemine on tema hinge suurim tasakaalustaja. Teate, mis nii naljakas? Ma ei ole analüüsinud oma eelmisi suhteid selles suhtes, et see ainult olen isiklusest ehk siis kuupäevaliselt vaadanud päevaga, aga elude numbrid ei ole kokku lugenud. Aga mul on praegu kooselu mehega, kellel on ka elude number 8. 2 mõnusat juurikat oleme, ehk siis sellised väga juhtiva energiaga. Nii, aga sõnum siis sulle number 8. Sul on jõud muuta maailma, aga kõigepealt kasuta seda jõudu, et tervendada ennast. Siis muutub kogu su mõju puhtaks. Nii armas. Nii, elude number 9. Teenija ja lõpule viia. Ehk siis räägin siis jooksuga, sissejuhatus. Sinu tugevused on kaastunne, idealism, andestus, globaalne vaade. Väljakutsed ehk siis miinused võivad olla enese kadumine teiste teenimisse, kibestumine. Õppetund, õpi teenima ilma enese hinnangut kaotamata ja ametites sobivad sul õpetaja, tervendaja, humanitaarvaldkond ja märksõnadeks siis lõpetamine, andmine, universaalne armastus. No nii, lähme lippame siis siia. Ehk siis elude number 9 on kaastunne, lõpetamine ja teenimise tee. Sina selle energiaga oled siin selleks, et teenida inimkonda, tervendada haavu ja jagada tingimusteta armastust. See on karmiline elutee, kus varasemate elude kogemused on küpsetanud hinge valmis suurteks teeneteks ja suurteks lahtilaskmisteks. Ehk siis 9 on idealistlik, kaastundlik ja sügavalt emotsionaalne. Sul on missioonitunne ja sa ei rahuldu lihtsalt elamisega. Sa tahad jätta justkui siia jälge, luua tähendust ja aidata maailma tervendada. Ja sinus on sageli vanade hingede tarkus. Mis ma tahaks siia lisada on see, et number 9 sisaldab kõikide eelmiste numbritest 10%, praktiliselt kõikide eelmiste numbrite energiat. Sinus on nii sellist karismat, edevust, armastust, sellist kvanthüppe energiat, tõeline sõdur. Ja muidugi, mis on sinu nagu selline, vaatame, me läheme kohe edasi nagu tugevused ja nõrkused, aga siis see, et sa oled nagu ema Teresa või siis ma ei tea, kuidas meeste kohta ütelda, siis nagu kõik inimesed nagu justkui tahavad sinu juurde tulla ja oma muret kurtma. Ja see on kusjuures väga tore, aga tihtipeale sa unustad ära enda kaitsmise. Ehk siis siin sinu tugevused ongi kaastunne, empaatilisus, andestamine, universaalne armastus ja hoolimine. Loominguline vaim, inspiratsioon, võime olla tervendaja, juhendaja ja vabastaja. Ja miinusküljed on see, et liigne eneseohverdus, siit tulebki see välja, et sa nagu ei oska üldse hinnata ennast, sa võid jätta lausa perekonna tahaplaanile selleks, et naabri Ants tahtis vaata mingit abi ja sa lippad sinna ja lihtsalt aitadki teda. Või siis, ma ei tea, sõbranna Kati ütles, et tal on kohe kindlasti vaja, ma ei tea, kanasuppi teha ja ta ei tea, kuidas porgandit sinna sisse tükeldada. Ja lihtsalt lähed ja teed seda. Või siis on see, et ma ei tea, midagi pead kodus tegema, aga ütled, kuule, et see Annika helistas mulle ja ta vajab kohe seda abi. Või siis kuule, et ma ei tea, mul on emaga jutt praegu pooleni. Ei saa. Vaata, siis ema hakkab seal rääkima kõike, mida sa pead tegema. Nii. Siis miinusteks on siis see tunded, et maailm on ebaõiglane. Siis teate, teie puhul on see lugu. Kui te aitate teisi, siis te kohe ootate, et teised aitaksid teid samamoodi vastu, aga seda ei juhtu. Seepärast, kui teised on näiteks teise numbri energiate, siis nemad ei saa sellest niimoodi aru, et nad peavad teid aitama. Ja siis te olete mädas, nagu mustlane mädas. Hädas, mustlane mädas, jah.
nii, ja siis sul on see, mis on väga keeruline, et raskus andestada või lõpetada vanu suhteid. Ja emotsionaalsed haavad minevikust, ehk siis see, et kui sina mingisugust pahat asja oled kogenud oma elus, siis sina mäletad seda pikalt. Siis sul võivad ka olla need, mis asjad, need on koguja sündroomid. Siis sa oled nii heatahtlik, et sa võid ka teistele inimestele osta asju ja unustada ennast täiesti ära. Vot. Aga võivad ka olla nii, et mingitest eelmistest suhetest näiteks on mingid vanad pildid alles, vanad pildialbumid. Ja, aga elu õppetund on siis see, et õppida, et armastus ilma piirideta ei tähenda enese kaotamist, lasta lahti vanast, isegi kui see tundub tähenduslik, anda ja teenida ilma ootusteta, õppida elama südame ja tarkuse tasakaalus. Töökohtade kohta sobivad sul siis tervendamine, sotsiaaltöö, heategevus, kunst, muusika, luule ja vaimsus, humanitaartöö, globaalne missioon, terapeut, nõustaja, inspiratsioonikõneleja. Kusjuures minu meelest on ka see, et võiks olla massöör või siis kätega midagi teha. Et minu meelest selline, teate, nagu ma ütleksin, nii nagu mul oli see väljakutse, et mul oli see rahakooti alusel, et võiks teha kõrvarõngad, kaelakee või mida iganes. Vot siis number 9 elude numbriga. Mul nüüd Ave teeb juba neid asju, aga ma ei tea, kas Avel on elude number 9. Ma ei tea, kui Ave nüüd kipud kuulama, siis ütle, kas sul on või ei ole. Vaat tema teeb hästi kihvtilt praegu neid tellimustöid, et soovitan võtta ühendust. Vaata seda videot, kus ma räägin sellest ehtekomplektist, et näete, ma ei tea, ma vist näitan niimoodi. Ja näete, see sõrmus, Ave tehtud sõrmus, ehk siis see, et tal olid veel kõrvarõngad siis ja kaelakee ja nagu väga meeldib, et Ave oskas nii hästi tunnetada, et me oleme Avega küll kord näinud elus 11, aga ta oskab kuidagi tunnetada hoopis teistmoodi, ehk siis ma kujutan ette, et tal on mingit 9-ga seal mingit seost. Aga number 9 vajab hingelist sidet, mitte pelgalt romantikat. Et sa võid kergesti üle ujutada partneri armastusega, kuid pead õppima hoidma oma keskme, et mitte muutuda kõigi päästjaks. Kui partner suudab jagada tema missiooni, sünnib sügav ühendus. Ehk siis sul on väga oluline see, et sinu partner saaks aru, et sa oled nii sügavatundeline. Nii, sõnum sinule. Sinu süda on avatud uste võtti paljudele, et sinu süda on justkui nagu võtti paljudele, aga ära unusta, et ka sinu süda vajab kaitset, tervendust ja väärtustamist. Ehk siis ma tunnen isiklikult paar sellist inimest ja nad lihtsalt on läbi nagu Läti rahad. Nii, meistrite numbrid, ehk siis need hästi kihvtid numbrid. Teie pisike sissejuhatus siis hakkab niimoodi, et number 11, intuitiivne valgustaja. Et kui sa sai siis kokku liites sünnipäev, kuu ja aasta said kokku 11, vaata, siis su tugevused on tugev intuitsioon, vaimne teadlikkus, inspiratsioon. Väljakutse on sisemine pinge, ärevus, kahtlus iseendas. Õpi usaldama oma sisemist häält ja jagama seda maailmaga. Siis sulle sobivad ametite suhtes spirituaalne juht, kunstnik, õpetaja. Ja sa oled ühenduslüli taeva ja maa vahel. Lähme vaatame, mis see räägib siis rohkem sinust. Ehk siis sa oled meistri number 11, valgustaja, inspiratsiooni ja intuitiivse ärkamise tee juht. Ehk siis 11 on vaimne ärataja, valguse kandja. Sa kehastad valgust, inspiratsiooni, intuitsiooni. Sinu ülesanne on tõsta inimkonna teadvust, tuues valgust sinna, kus valitseb kaos, hirm ja teadmatus. Sa oled hästi ülitundlik, intuitiivne ja visionäärne. Sul on omane vaimne tundlikkus ja sügav sisemine tarkus, mis võib ilmneda juba väga noores eas. Sa tajud maailmas nähtamatut